Attention. Põnev finaal on siin startinud ja Siim Sarapuu on meeste arvestuses võimsalt kohe siin juhtima läinud. Sergei Turov hetkel hõbemedalist kinni seal teisena ja Vadim Morozov on hetkel kolmandal positsioonil. Kui me vaatame naiste arvestuses, siis Jelena Piper on teinud seal väga tublit tööd ja on hetkel liider, Rea Kukk teisena. Ja naistel on jäänud siis sõuda veel umbes 800 meetrit igatahes. Väga põnev saab olema meeste medaliheitlus, kui nüüd jah, ütleme Siim Sarapuu on seal väga kindel liider praegu ja Sergei Turov teisena, vahed on suured, siis Vadim Morozov ja Randel Peerna hakkavad seal nüüd pronksmedali eest kohe kindlasti võitlema, nii et praegu mulle tundub, et Randel Peerna on siiski liikumas oma teed ja jätab Vadim Morozovi sinna tahaplaanile praegu ja on pronksmedalis kinni. Nüüd kui vaadata Siim Sarapuu etteastet, siis tema väga võimsalt on seda sõitu praegu juhtimas, esindamas Pärnu sõudeklubi ja võtnud tõsiselt eesmärgiks sellel suvel proovida ka erinevaid sõudekanaleid Euroopas siin valutada koos Randel Peernaga oma klubikaaslasega. Igatahes võib öelda küll, et ilma sõudmist on 2-3 aastat Eestis tugevalt arendatud ja üks väheseid alaliite me Sõudeliidus oleme siis, kes ka ilmaspordi poolt on südame asjaks võtnud siis arendada. Aga Siim Sarapuu on võimas liider, hetkel Sergei Turov teisel positsioonil. Kui me vaatame Siim Sarapuu hetke 500 meetri aega, siis me võime ennustada, et 3.22 peale võiks siin lõpptulemust oodata. Praegu konkurentsi talle keegi pakkumas ei ole, nii et ei tea, kas Siim suudab ennast piisavalt viimastel meetritel seal motiveerida. Jäänud on 250 meetrit sõuda. Kas me saame panna ka ekraanil niimoodi nähtavaks, et tagumised sõudjad on ka näha, meie naisvõistlejad peaks olema seal kindlasti pildis ja kui me praegu vaatame, kes siis naistest on siin juhtimas, siis ei läinud seda õiget funktsiooni praegu peale, aga igatahes proovime kohe selle õige pildi ette saada. Siim Sarapuu juhtimas võimsalt praegu järgnevate ees. Naiste arvestuses on Rea Kukk liider, kindel liider Jelena Piperi ees. Rea on siis teisel võistlusel ja Jelena siin esimesel veel tõmbamas, aga meeste arvestuses LTA võistlusklassis Siim Sarapuu teeb väga kõva tulemuse 3.29,5. Õnnitlused Siimule selle tugeva tulemuse eest. Sergei Turov teise koha võitja ka võimas etteaste 3.37,8 ja pronksmedali puhul võime õnnitleda kohe Randel Peernat, kes siis on Pärnu sõudeklubi esindaja ja näitab tulemust 3.56,4. Super tulemus Randli poolt. Tean, et ta rääkis eesmärgist alla 4 minuti teha ja ta selle eesmärgi täitis. Nüüd on tulemas Vadim Morozov ja Vadim Morozov representing Russia is on the home straight right now and finishing on the 4th position, timing 4:18.9. Congratulations! Nüüd me näeme, et naistest võitis Rea Kukk. Palju õnne Rea Kukkele tulemuseks 4.23,1 ja õnnitlused Jelena Piperile. Tema tulemus 4.32,8 on ka väga korralik etteaste ja Jelenale siis hõbemedal tasuks selle suure pingutuse eest. Siis teine koht.
ja võitja Riho Kukk, Eesti Ilmaspordiliit. Jah, palju õnne komandile. Teeme suure aplausi, ajal vastavalt Riho Kukkal siis 4.23,1 ja Leena Pikkeril 4.32,8. Randel on mees, kes veel paar aastat tagasi väga vaevaliselt suutis liikuda ja sõudmine on ta Eesti Ilmaspordiliit ja tulemusega 3.37,8. Aitäh sulle, Sergei, väga ilusa esituse eest. Ja Sergei võtabki teise positsiooni, see on kohe sisse. Teeme suure aplausi Sergeile. Mees, kellele sõudmine on andnud täiesti uue hindamise ja emotsiooni, mida sõudesport on tema ellu toonud, on märkimisväärne.